selleks siis, et joonistada kujutist mingisugusest punktist, pidime me sellest punktist võtma 2 valguskiirt. Ja tegelikult me võiksime võtta 2 täiesti suvalist valguskiirt ja siis kasutades peegeldumise seadusi neid valguskiiri peegeldada, aga ei ole nagu mõtet päris suvalist kiirt valida, vaid on mõtet valida siis neid kiiri, mille joonestamine on meie jaoks lihtsam ja lihtsam on joonestada siis kõigepealt kiirt, mis langeb peeglile, nii nagu siin pildil on näha, paralleelselt peegli peateljega ja selline kiir siis pärast peegeldumist läheb läbi peegli fookuse, eks ole, see kehtib nüüd nõgus peegli kohta. Eks, et selle nurga määrab ära siis see punkt siin peateljel, mida me nimetasime fookuseks. Nii et kui kiir langeb paralleelselt peegliga, siis ta peegeldub ja läheb edasi läbi fookuse. Mitte midagi mõõta ei ole vaja, malli selle joonise tegemiseks vaja meil ei olnud. Meile piisas siis sellest, et me teadsime, kus kohas asub peegli fookus. Teise kiirega oli veel lihtsam. Me märkasime teiega, et kui valgus langeb peeglile risti peegelpinnaga, siis ta läheb tuldud teed pidi tagasi. Ja nõgus peeglis, eks ole, see risti peegliga langemine on siis juhul, kui valgus enne peeglile jõudmist läbib seda peegli keskpunkti. Nii et üks kiirtest peab olema teljega paralleelne ja see läbib siis pärast peegeldumist fookust ja teine peab siis läbima enne peeglit keskpunkti ja too kiir pöörab siis ennast ringi ja läheb tuldud teed pidi tagasi. Tegelikult enam-vähem sama jutt kehtib ka kumerpeegli kohta ja see vist on see pilt, mis teil jäi isegi kodus lõpetada. Eks? Et kumerpeegel, või me ei jõudnud teiega kumerpeeglit teha? Ei jõudnud. No see on see ülemine pilt siin, eks. Et kumerpeegli puhul käivad asjad siis enam-vähem samuti. Üks kiir valitakse siis sellest punktist, millest me kujutist joonestame selliselt, et ta oleks paralleelne peateljega. Ja see kiir siis peegeldub ja tema peegeldub selliselt, justkui ta saaks alguse sellest peegli taga asuvast fookusest. Et iseenesest, kui me tahaksime seda asja joonistada nüüd väga detailselt, siis meil tuleks siia joonestada, eks ole, ristsirge, mõõta ära nurgad ja siis nende nurkade abil konstrueerida see. Aga me teame seda, et kõik need kiired, mis on enne peegeldumist paralleelsed, peegelduvad selliselt, et nad lähevad peeglist eemale selliselt, nagu nad saanuksid alguse siit fookusest. Eks? Ja teise kiire valik pidi olema jälle selline, et ta langeks peeglile risti peegli peateljega ja selline kiir pöörab ennast ringi ja läheb tuldud teed pidi tagasi. Ja kõik
muud asjad peale pliiatsi ja malli jätta või sinna maha. Seda veerandit sulle ei kingi oma. Eelmise veerandi said sa kingi, sul käis jõuluvana juba ära. Ja nüüd me läheme siis edasi ja püüame joonestada kujutisi mitte enam punktidest, vaid esemetest. Ja noh, kui nüüd väga täpne olla, siis esemest kujutise konstrueerimiseks tuleks konstrueerida kujutis igast selle eseme punktist. Mitu punkti on siin sirglõigu peal? Tegelikult see oli küsimusele võimalik vastata. Sirglõigul on 2 otspunkti ja nende punktide vahele jääb loendamatu hulk punkte. Seda me hakkame praegu joonestama, jah. Tule võtta siit, palun. Et me hakkame siis, tegelikult peaksime me kõik võtta. Me peaksime siis tegelikult joonestama sellest lõigust loendamatu hulk kujutisi. Aga loomulikult see käiks meile üle jõu. Ja seetõttu, kui me joonestame kujutist sirglõigust ja lepime kokku, et me keerulisemat objekti teiega ei võtagi ette kui sirglõig, siis mitut punkti on sirglõigu joonestamiseks tarvis? 2. Ja me joonestamegi siis niimoodi, et joonestame kujutised mõlemast selle sirglõigu otspunktist ja kõik ülejäänud punktid, mis nende, meie joonisel siis X ja Y vahele jäävad siis nende X ja Y kujutiste vahele. Aga nii nagu siis tasapeegli puhul see joonestamine käis, et siin meil väga palju reegleid ette ei olnud kirjutatud, küll me siis leppisime ise kokku, et elu lihtsustamiseks valime tasapeegli puhul üheks kiireks selle kiire, mis on risti peegel pinnaga, eks, ja selline kiir, mis siis langeb peegelpinnaga risti, tuleb siis tuldud teed pidi tagasi. Ja kuna ma tean, et ma pean seda kiirt pikendama, siis ma teen juba ette selle pikenduse ära, ehkki tõesti see pilt võiks siis tekkida siia hiljem. Aga kuna me oleme mitu punkti kujutist tasapeeglist teiega joonistanud, iga kord saanud tulemuseks, et kujutis tekib peegli taha, siis ma pikendasin juba selle meie kiire sinna peegli taha. Teise kiire joonestamisel olid meil käed täiesti vabad. Tegelikult olid ka esimese kiire joonestamisel meil käed täiesti vabad. Aga siin ei ole vahet kummale poole, kas siis vasakule või paremale poole, kas väikese või suure nurga all see valgus langeb. Valime siis vabalt langema ühe kiire ja nüüd peame siis konstrueerima selle käigu, nii nagu me ikka siis kiirte käiku konstrueerisime, et siis võtame selle langemispunkti, joonestame sinna ristsirge
ja nüüd mõõdame ära siis selle nurga, mis jääb ristsirge ja kiire vahele ja kanname täpselt sama suure nurga teisele poole ristsirget ja püüame siis ise samal ajal olla ääretult täpsed nende nurkade mõõtmisel ja nurkade joonestamisel, eks. Ma teie eksitamiseks seda oma nurka siia arvuliselt ei kirjuta. Kirjutan lihtsalt, et siin on langemisnurk ja ma pean nüüd täpselt sama suure nurga kandma siia teisele poole. Niimoodi. 4, 3. Nii. Ma väga palju ei sodi. Eks ole, kuna me teame, et kujutis tekib siia peegli taha, siis pikendan ka seda peegeldunud kiirt. Nii et me pikendame alati peegli taha peegeldunud kiiri. Ja nende pikenduste lõikepunkti tekib siis sellest sirglõigu otspunktist meil kujutis. Ja nüüd peame kordama siis seda sama protseduuri teise punktiga. Ehk siis valime siis samamoodi teisest punktist ühe kiire, soovitavalt siis risti ja teise kiire mingi nurga all ja samamoodi teeme nende pikendused. Ja tulemus on siis see, et me saame ka teisest punktist kujutise ja siin oleks nüüd mõistlik, mitte kohustuslik kasutada erinevatest otspunktidest erinevaid värvi kiiri, sest et muidu tekib siia üsna selline sigri-migri pilt ja selleks, et me saaksime siis kirjeldada, et mis mingi punktist tulevate kiirtega juhtub, peame me ikkagi vaatama ainult samast punktist lähtuvaid kiiri. No jällegi teen siis selle pikenduse kohe siia taha ära ka. Ja teise kiire valikul olime me siis vabad. Kui ma eelmine kord valisin selle kiire punktist vasakule, siis lihtsalt sellepärast, et näidata, et ka paremale võib kiirt suunata, suunan ma teise kiire siit siis paremale. Aga teie ei pea seda paremale suunama, teie võite seda suunata kuhu iganes, tulemus tuleb täpselt sama. Kõik see lugu ristsirgete ja muuga, kuna siin on vähe ruumi, siis ma pean lihtsalt nurga mõõtmiseks neid jooni natukene pikendama, muidu ma ei saa seda nurka siin täpselt mõõta. seitse, 38. Jah. Nii, ja siit läheb siis, eks ole, see teine kiir ja ma pikendan teda kohe ka siia peegli taha. Ja ma näen, et ka punktist X alguse saanud kiired lõikuvad siin, või õigemini mitte kiired, vaid kiirte pikendused lõikuvad siin peegli taga. Ja kui ma